Kas sa oled kunagi vaadanud oma last ja mõelnud, et miks ta käitub nii, nagu ta käitub? Miks 4-aastane nutab, kui ta ise sokki ei saa jalga panna, aga sina tahaksid teda ju lihtsalt aidata? Miks 9-aastane küsib õhtusöögi ajal, et kuidas need mustad augud tekivad? Miks 14-aastane, kes oli alles hiljuti nii avatud ja rõõmus, ei taha sinuga enam üldse rääkida ja võib-olla paugustab kodus uksi? Maria Montessori vastas nendele küsimustele üle 100 aasta tagasi. Ja vastus ei ole ilmselt see, mida enamik inimesi arvab. Sellest täna siin videos ka räägime. Mina olen Annika Nilsson, rahvusvaheliselt tunnustatud Montessori 3–6 vanuseastme juhendaja, õpetaja. Aga samas ma olen ka 3 lapse ema, kellest 2 õpivad täna siin Kadrioru Montessori koolis. Ja mina oma Montessori teekonda ei alustanud siit koolist. Ja ilmselt alustasin ma sealt, kus täna väga paljud teist praegu on. Olin noor ema, kes tundis, et midagi selles traditsioonilises lähenemises lihtsalt ei klapi. Et lapsed ei ole lihtsalt katkised, kes vajavad parandamist. Et nende sees on midagi, mida ma lihtsalt ei mõista. Et kuidas nende arengut parimal võimalikul viisil toetada. Ja see otsimine viis mind Montessori pedagoogika juurde. Ja ei olnud mingisugune konkreetne meetod või materjal, mis mind muutis, vaid üks konkreetne graafik aitas mul lõpuks aru saada, mida tähendab siis see lapsepõlv ja lapse kasvatamine. Aga enne, kui selleni jõuame, siis üks oluline, võib-olla ka selline mõtteviisi muutus. Maria Montessori märkas midagi, mis võib tunduda lihtsana, aga tegelikult on väga-väga sügav. Ta märkas seda, et lapse areng on universaalne. Et pole vahet, kas laps sünnib Tallinnas, Tokyos või Tansaanias, ta läbib täpselt samad etapid samas järjekorras. Miks? Sest lapse suurim ülesanne ei ole õppida matemaatikat või lugemist. Need tulevad ka hiljem. Et see lapse kõige esimene ja kõige olulisem ülesanne on kohaneda selle maailmaga, kuhu ta sündis. Ja kujuta ise ette, et sa satuksid võõrasse riiki, kus sa ei räägi seda keelt ega tunne kombeid. Sa lähed toidupoodi ja ei tea, kus asub näiteks leib, ei mõista seal olevaid silte, ei saa aru, kas seal kassas tuleb järjekorras seista või ei tule. Ja see sisemine ärevus ja tugev orientatsiooni soov, see on ka täpselt see, mida vastsündinu tunneb, kui ta siia maailma tuleb. Sest tema on uus siin maailmas. Ja mis seda vastsündinut rahustab, on siis rutiin, kord, tuttavad näod ja mitte liiga palju uut infot korraga. Ja seetõttu on see väline struktuur lapsele väga oluline piirang, sest see loob tema turvatunde. Nüüd teine oluline mõtteviisi muutus. Enamik meist näeb lapse arengut nii, et laps on justkui puu, mis lihtsalt kasvab. Ta saab iga aasta ka natukene suuremaks, natuke targemaks, natukene iseseisvamaks. Kuid Maria Montessori ütles, et lapse areng ei ole lihtsalt nagu puu kasvamine, et see on rohkem nagu liblika metamorfoos. Muna, röövik, nukk ja liblikas. Need on ju kõik tegelikult see üks ja see sama organism. Aga vaata neid. Neil on täiesti erinev välimus, erinevad vajadused, erinev toitumine, erinev liikumisviis. Ja keegi ei ütle röövikule, ole juba liblikas. Röövik
peab iga etapi ise läbima ja see ongi tema töö. Samamoodi on ka laps igas etapis justkui uuesti sündinud. Et igal etapil on oma loogika, oma vajadused, oma sisemine tung. Ja meie ülesanne ei ole seda kuidagi kiirendada. Meie ülesanne on talle ruumi anda, et need asjad saaksid toimuda. Ja siin on siis elurütmi graafik, kus meil on siis punased, sinised perioodid. Ja kui ma esimest korda seda graafikut nägin, jäin ma alguses seda lihtsalt vaatama. Sest Montessori joonistas lapse elu üles nii, et see tegelikult algab leegiga, et see on sünd, see on potentsiaal, see on energia ja siis tulevad need tipud, lained. Punased perioodid, siis 0–6 aastat ja 12–18 aastat. Need on ajad, mis on tohutute muutuste ajad. Laps on siin vaimselt ja füüsiliselt kõige haavatavam. Ta ehitab ennast otsast peale üles. Kõik tema energia läheb sellele. Ja siis meil on sinised perioodid 6–12 ja 18–24. Ja need on siis stabiilsusajad. Rahu, kinnistumine, uurimine. Laps on nendel hetkedel tugevam ja vastupidavam. Ja kui ka sina näiteks mõtled tagasi võib-olla omaenda lapsepõlvele ja ma väga hästi selgelt mäletan seda, kui mina ise jõudsin näiteks sinna 12-aastasesse ja ma mõtlesin, et minuga on midagi valesti. Et varem ma justkui olin nii avatud, nii rõõmus, aga ühel hetkel ma enam oma vanematega rääkida ei tahtnud. Ma justkui olin nagu tüdinud, mul puudus energia. Ja nüüd tagantjärele, kui ma vaatan seda graafikut, siis ma saan väga hästi aru, et ma ei olnud sellel hetkel katki kuidagi. Ma lihtsalt läbisin taas sündi, uuesti sündimist. Ja see on see periood, kus lähebki lapse kogu energia sissepoole. Sest tema keha ja psüühika siis on läbimas midagi tohutut suurt. Ja nüüd tagantjärele mõeldes, siis see on teadmine, mis tegelikult muudab kõike, kuidas mina oma lapsevanemusteekonda näen. Et ma ei võta seda isiklikult, et minu ülesanne on lihtsalt oma lapsel silma peal hoida. Ja ühel hetkel, kui ta sinna 3. arengujärku jõuab, siis ma tean, et mis temaga toimub. Aga nüüd need 4 etappi. Selles videos ma tahan sulle anda iga etapi kohta ühe pildi, mida on väga hea meeles pidada. Ja ilmselt me teeme siin videoseerias iga etapi kohta ka veidi põhjalikuma siis tutvustuse. Aga see esimene etapp on 0–6 aastat. Lapsel on aktiivne vastuvõtlik meel. Ja pilt, mida meeles pidada, on näiteks käst. Sest laps imeb endasse keskkonda ilma igasuguse pingutuseta. Keelt, kombeid, emotsioone, hääli, rütme, kõike. Ta ei õpi kuidagi teadlikult, ta lihtsalt elab selles kultuuris, selles keskkonnas ja omandab seda, mis seal on. Ja selle seas on lapse suurim sisemine tung öelda meile, et aita mul seda ise teha. Mitte tee minu eest ära, mäletate seda 4-aastase sokkide näidet, vaid mitte ka seda, et seleta mulle, vaid aita mul ise teha. Ja selles eas on käed intellekti tööriist. Kui laps on rahutu, vajavad tema käed tööd. Kui ta rullib mingit hunnikut plastiliini, siis tegelikult õpib ta rohkem iseenda ja maailma kohta, kui sa võib-olla täna arvad. Teine etapp, 6–12,
aastat. Ja see on ka see koht, kus Kadrioru Montessori kool on siis 1. kuni 6. klass. Nimetatakse seda siis kosmiliseks hariduseks. Ja pilt, mida võiks endaga nagu kaasas kanda, on teadlane. See on lapse jaoks suurte miks küsimuste aeg. Miks on taevas sinine? Kuidas tekkisid dinosaurused? Mis on elu mõte? Ja ilmselt jah, Riina võib kinnitada, et need 8-aastased päriselt ka küsivad seda ja mina oma kodust 2 koolilapse käest pealt näen täpselt sedasama. Ja füüsiline märk üleminekust, et sealt esimesest arengujärgust teise, ongi tavaliselt hammaste vahetus. Et Montessori märkas, et see langeb täpselt kokku psühholoogilise valmidusega liikuda siis lasteaiast kooliastmesse. Et keha ja vaim liiguvad koos. Ja selles eas lapse suurim tung on öelda, et aita mul mõelda iseseisvalt. Ta ei taha, et sa talle vastuse ütled. Ta tahab ise seda avastada. Ja sinu ülesanne täiskasvanuna on anda talle lihtsalt seda ruumi uurida. 3. arengujärk, etapp on siis 12–18 eluaastat. Puberteet. Ja pilt, mida endaga siin meeles pidada ja endaga kanda, on justkui ehitusplats. Et kõik on justkui segamini, mingisugune kraana kuskil töötab, müra on vali, aga midagi kuskil ehitatakse. Ja paljudele vanematele on see hetk kergendus. Teada, et teismeline, kes ei suuda võib-olla enam nii hästi keskenduda, kui ta varem seda tegi, ei ole tegelikult laisk ega loll. Tema vaimsed võimed on lihtsalt ajutiselt nõrgenenud, sest kogu tema energia läheb füüsiliseks ja emotsionaalseks muutuseks. Ja Montessori kutsus selles eas olevaid noori siis erkinder ehk maalapsed, et nad vajavad sellist praktilist iseseisvust, tõelist vastutust, kogukonda, mitte ainult neid koolieksameid, mida meie haridussüsteem meile pakub. Ja nende sisemine tung on öelda, et aita mul end leida. 4. etapp, siis 18–24 aastat, siis täiskasvanu iga. Ja pilt, mida endaga siis meeles pidada või hoida, on kompass. Et selles vanuses siis noor täiskasvanu hakkab leidma oma suunda. Tal tekib moraalne sügavus. Tal on tõsine mure maailma tuleviku pärast, mis puudutab siis kliimat, õiglust, kogukonda. Et see ei ole lihtsalt teismelise idealism, see näitabki tema küpsust. Ja nende sisemine tung on öelda, et aita mul ennast majandada. Et mitte ainult rahaliselt, vaid ka emotsionaalselt, sotsiaalselt ja vaimselt. Kui nüüd vaadata neid etappe koos, siis iga etapp laob vundamendi ju tegelikult järgmisele. Kui 4-aastane saab teha asju ise, kasvab temast 9-aastane, kes julgeb iseseisvalt mõelda. Kui 9-aastane saab uurida ja küsida, kasvab temast 15-aastane, kes teab, kes ta on. Ja sellest 15-aastasest saab ühel hetkel täiskasvanu, kes suudab maailmas leida selle oma koha. Ja see ei ole mingisugune eriline maagia. See on väga konkreetne järjestus. Ja kui me seda järjestust ei tea, ei tunne, kui me näiteks anname lapsele vastused sel hetkel, kui ta tahab ise avastada, kui me kiirustame teda taga sel hetkel, kui ta tegelikult vajab aega, siis me justkui ehitame seda maja viltu vundamendile. Ja pärast seda katust sirgeks saada on
väga-väga palju keerulisem. Raske. Võta hetk ja mõtle, millises etapis sinu laps täna praegu on. Kirjuta see ka siia kommentaaridesse, sest väga põnev oleks teada, et kellega me siin YouTube'i kanalil räägime ja suhtleme. Järgmises videos lähen mina siis sellesse esimesse etappi päriselt sisse, sünnist kuni 6. eluaastani. Ja kui selle peale mõelda, siis tegelikult on ju see ju kõige tähtsam periood, mida lapsevanemana mõista, sest see on kõige esimene, see vundamendi kivi. Ja vajuta siin YouTube'i kanalil subscribe või telli, et mitte järgmistest osadest ilma jääda. Kohtume siin juba järgmises osas. Tšau!